Phoenixbet on omadele toeks korvpallist kuni rallini. Phoenixbet, panustame omadesse. No oli see vast jälle rallipäev, Soome MM-ralli viimane päev, Himose kiiruskatse 2x30 kilomeetrit ja tegelikult kui siia päevale tulime, tundus, et eestlaste vaatest on asi kõik selge. Robert Virves ja Jaakko Viilo saavad WRC 2 klassis teise koha punktid, nii nagu esimese päeva järel asi jäi. Neil oli muidugi võimalus rünnata veel Teemu Sunineni, kuid kui tuli info, et nad võtavad kaasa 2 varureffi, ainsana siis sellest klassist, siis võis aimata, et võib-olla päris võitu püüdma ei minda, vaid minnakse kohta kindlustama. Ja esimene kiiruskatse sõideti ka ära, aga siis tuli uudis, et Teemu Suninen on saanud 30 sekundit ajakaristust ja seda siis laupäeva hommikuse vahejuhtumi eest. See puudutas siis seda, kuidas meie Patrik Enok sõitis teelt välja kraavi. Ei olnud nad olid ju paar minutit olid autos seal tagurpidi, ei olnud välja pannud silti ega loomulikult ka ise ei olnud seal pöial püsti midagi näitamas ja sellepärast oleks pidanud siis Teemu Suninen jääma seisma, kuid ta ei jäänud ja žürii määras talle selle eest karistuseks 30 sekundit trahvi. Huvitav oli veel ka see, et Lauri Joona tuli ka pärast seda ja ka ei jäänud, aga talle siis määrati rahatrahv 1000 eurot, nii et sealt sekundeid ei tulnud, aga see tähendas kõik seda, et viimasele kiiruskatsele läks Robert Virves vastu juba taas WRC 2 sarja liidrina ja tuli lihtsalt see katse rahulikult lõpuni sõita, ei hakanud ta seal midagi üle punnima ja nii ka läks, nii et taaskord WRC 2 arvestuses maksimum punktid. Jah, Rally 2 arvestuses jäi Jari-Mati Latval temast ette, aga see MM-sarja punkte ei mõjuta, nii et Rally 2 arvestuses, WRC 2 arvestuses kindel võit Robert Virves, Jaakko Viilo ning nüüd esimese asjana vaatamegi, millised olid meeste emotsioonid pärast finišit. Robert Virves oli päris kummaline päev, et korra olid juba nii-öelda teine WRC 2, siis tuli ikkagi uudis, et oled liider ja lõpuks WRC 2 võit, et õnnelik. Jah, teistmoodi õnnelik, et peame, ütleme, rahul olema, et üsna omamoodi üritus on olnud, et üsna palju teistsuguseid seiklusi ja kuidas öelda, ma usun, et võitu oleks väärinud me mõlemad lõpuks, et mõlemal meil olid mingid olukorrad, mis võib-olla oleks võinud meie mõlema jaoks olla võib-olla teistpidi, aga lõpuks sport võib ka siuke olla nagu näha ja midagi pole teha, et kindlasti meie oma tiitli heitluse poolest peame väga rahul olema ja ütleme, loomulikult algne idee oli ikka peas see, et soomlase ees võita oleks väga magus. Täna see võib-olla nii väga magus ei ole, aga ei, tuleb rahul olla. Eesti võiduga ei võrdle, aga ikkagi. No, millal ise teada said sellest, et Suninenil võib olla see 30 sekundi trahv õhus? Said sa alles pärast seda esimest läbimist või teadsid sa juba ette? Ei, nüüd enne Powerstage kuulsin. No, sa tulid täna välja 2 refiga, vist olid ainus, ütleme, sellest seltskonnast. Seda näitas seda, et ikkagi läksid kindla peale vormistama seda kohta ja rünnaku plaani seal enam ei olnud. No, ütleme, see ei olnud minu idee, aga jah. No, terviku nagu see ralli nüüd kokku võtta. No, eelmine aasta olid 3., praegu ka põhimõtteliselt 3. Latvala ei läinud nagu arvesse, et kas see ralli kuidagi oli ikkagi nagu parem, sest ütleme, kuni eilse selle probleemini, sa olid ikkagi kontrollisid seda sõitu? Jah, et siin jälle reedel oli ilm see, mis natuke ka tegi olusid keerulisemaks ja Teemul oli äkki revi purunemine ka reedel, millega ta ka vihmas lisaks veel veidi aega kaotas. Et jah, ma ütleks, et
eile lõunani meil oli väga tugev ralli, et sinnani võis väga rahul olla ja ütleme, pärastlõuna ka peale rehvi purunemist ma ütleks, et päris hästi suutsime hoida seda olukorda, et ei olnud kõige lihtsam, et noh, siis tuli vähe teistmoodi olukord jälle vahele, aga noh, jälle sellised asjad, mida võib-olla väga palju ei juhtu ja ei oskaks võib-olla ette mõelda, aga nii on. Võib öelda, et lõpp hea kõik, jah? Tuleb nii välja, jah. Okei. No, Jaako Viilo, maksimumpunktide poolest 4-4, olgugi, et päris klassivõitu siin ei tulnud, aga tähtsad olid need punktid, et peab ikka päris rõõmus olema vist. Jaa, ikka, aitäh esiteks ja no ikka, ütleme, nurisemiseks suures plaanis ei ole põhjust, et loomulikult eile meil hakkasid seal mingid probleemid kimbutama, aga jah, ütleme, et eks võib-olla siiani ongi kõik liiga hästi ja liiga lihtsalt läinud, et vahepeal tuleb ikka ebaõnne ka ette, aga lõpuks ütleme nii, et võib-olla õnn taaskord pöördus meie poolele. No kas võib natuke öelda, et õiglus ikkagi võidutses, et see eilne sekundite mäng, mis tõstis Teemu Sunise teie ette, oli nagu natuke ebaõiglane või kuidas sina seda tunnetasid? No eks me võime ju ise siin arvata üht või teistpidi, aga lõpuks ega meil seal nagu seda jõudu mõjutada ei ole ja peame leppima sellega, mis antakse, et ütleme nii jah, et selle üle nagu ei viitsi pikalt pead murda. Aga kuidas autos tunda andis, ütleme, eile õhtu ja viimane katse ja ka täna esimesel katsel, et noh, tänaseks olid ilmselt emotsioonid juba lahtunud või? No pigem jah, et eks eile nagu oli emotsioon natuke rohkem üleval, aga eks me siin hommikul ka muidugi esimesel katsel kaotasime ja ega kõige parem emotsioon justkui ei olnud, aga noh, ütleme nii, et jah, lõpp hea, kõik hea. No kuidas sa tervikuna seda rallit hindad, et me rääkisime Robertiga ka, et võrreldes eelmise aastaga oli ju tegelikult kuni sellele eilse õhtuni oli ju asi parem, te ikkagi kontrollisite sõitu, võib nii ütelda? Jaa, seda kindlasti, et selles osas on kindlasti olnud areng ja tõesti, nagu sa ütlesid, et siis suures plaanis kontrollisime ja oli hästi, et võib rahul olla. No kui sa nüüd võrdled neid 3 eelmist võitu ja seda nüüd, no Robert ütles ka, et no võib-olla sama õnnelik ei saa nagu olla, aga kas ikka punktid on ju kõige tähtsamad või kuidas sulle tundub, et tegelikult sai ju maksimum võetud? Jaa, just, et eks me, nagu ma mainisin, et peab suurt pilti vaatama ja tõesti, eks emotsioon seekord nii ülev ei ole, aga jah, me sõidame siiski meistrisarja ja tähtsad on punktid ja see, kus sa hooaja lõpuks positsioneerud, et selle jaoks me siin oleme. Okei. Aitäh. Vägeva võistlusega sai lõpuks hakkama ka Jaspar Vaher, kes lõpetas WRC 2 arvestuses Soome MM-ralli 4. kohaga ja tegelikult oli tal veel viimasel päeval heitlus Lauri Joonaga. Tõsi, ta küll ütles enne päeva, et ta ei lähe ta püüdma, seal vahe oli 3,2 sekundit. Võttis mõned sekundi kümnendikud tagasi, lõpuks jäi pisut üle 2 sekundi vahe, aga see ei olnud peamine. Peamine oli see, et suutis Vaher sõita selle ralli väga korrektselt, tuua auto tervena finišisse, saada WRC 2 arvestus 4. koha ja ilmselgelt oli noor sõidumees ka sellega rahul. No, Jaspar Vaher, Soome MM-ralli WRC 2 4. mees, ei kõla ju halvasti? Ei ole üldse halvasti, et kindlasti üle ootust hästi. Et loomulikult teistel oli palju ebaõnne, mille pärast me nii kõrgel kohal oleme, aga eks meil oli ka küllalt palju ebaõnne reedel selle ilmaga, aga ei, lõpuks oleme siin ja puhas sõit selles mõttes kõik hästi. No kuidas sa tervikuna nüüd seda rallit tagasi vaatad, kõik need 3 päeva, et no võib öelda, et sõiduküpsuses on tehtud selle ralliga ilmselt mingisugune samm ikkagi edasi? Võib nii öelda küll, et nagu ma ka enne rallit ütlesin, siis selles mõttes eesmärk või plaan oligi natuke rahulikumalt sõita ja ma arvan, reedel me alustasimegi üsna ikkagist rahuliku tempoga, aga katsed, kus meile sobis, siis seal sõitsime kiiremini, loomulikult see vihm jälle tuli, siis kaotasime palju aega, aga laupäeval jälle, ma arvan, mingid katsed sobisid paremini kui teised ja täna ka see katse, ütlen ausalt,
sobis päris hästi mulle, et väga äge katse, kiire, päris pull, et selles mõttes tunde järgi ja tundub, et kuna ajad läksid ka natuke paremaks ralli vältel, et ju siis see tunne muutus ka ikkagist paremaks. No kui palju nüüd reede õhtu ja eile õhtu oli sellist analüüsimist ja arutamist tiimi või oma juhendajatega ka, et mida nagu on hästi tehtud, mida võiks nagu teisel päeval teha ja nii edasi? Pigem kui siis oli seadistuse koha pealt, et kuna me niikuinii esikoha peale ei sõitnud, siis natuke teine lähenemine oli asjale, siis proovisimegi laupäeval erinevaid seadistusi katsete vahel. Et pigem oli eesmärk õppida autot rohkem tundma ja võib-olla saada siis endale auto mugavamaks ja tegelikult see, ma arvan, õnnestus ka, et küll olid väiksed muudatused, aga liikusime ikkagist enamasti õiges suunas. Et pigem, kui siis arutasime natuke seda, aga ei, muus osas oli plaan selge. See teine lähenemine, ehk siis võib-olla natuke rahulikum sõit. Kui raske seda sul sõitjana endal on seal autos ellu viia, et sa ei ründa võib-olla maksimaalselt ja ei ole nii agressiivne või millest nagu väljendab, saad seda natuke seletada? Pigem selline igale poole jääb väike selline varu, ütleme nii, et küll mitte igale poole, aga ikkagist kohad, kus ma ei tunne ennast kindlalt, siis seal jääb kindlasti varu, et ei võta üleliigseid riske. Muidugi kohad, kus ma tunnen, et saab sõita küll ja tunne on hea, siis loomulikult seal sõidan nii nagu alati, aga just kohad, kus ma tunnen ennast ebamugavalt, siis seal natuke tagasi hoida ja ütleme nii, sellel rallil selliseid kohti on küllalt, mis on, ma arvan, paljude teiste jaoks ka ebamugavad, aga ongi, siis seal lõpuks hakkab see enesekindlus suurt rolli mängima, et teised on palju rohkem sõitnud, samuti ka eelmine ralli sõideti lõpuni, mul niimoodi ei läinud, et siis tuli natuke teistmoodi läheneda asjale. No sa oled sel hooajal saanud nüüd siin Soome rallisid sõita, Soome ralli võitnud meistrivõistluste etappi 2 MM-rallit. Kuidas see sinu arendamine nüüd edasi peaks välja nägema? No plaan oleks nüüd liikuda asfaldi peale, et MM-rallidega, kruusarallidega on kõik ja siis liigume asfaldi peale, et sealt, ütleme nii, hakkab kõik jälle nullist peale, et selle autoga asfaldi peal olen päris vähe sõitnud ja ütleme, see on võrreldes kruusaga ikka täiesti teine maailm, et siis hakkab kõik jälle nullist peale ja siis hakkab jälle see õppeprotsess. Aga edu sulle selles. Aitäh! Romet Jürgenson sai WRC2 arvestuses lõpuks 5. koha ja üle hulga aja oli mees päris rahulolev. Starti tuli ka Patrick Enok, kes laupäeval siis esimese kiiruskatsel kohe katkestas, terve päeva jättis vahele, aga täna tuli seda Himose katset sõitma 2 korda läbima ja jõudis ka siis ralli finišisse ning vaatamegi nüüd, mida Jürgenson ja Enok selle ralli kokkuvõtteks rääkisid. Romet Jürgenson, WRC2 klassi 5. koht. Kokkuvõttes võib rahul olla, ma usun. Jah, lõpuks ilma vigadeta nädalavahetus, et ei ole ammu seda tunda saanud, et reedega ei ole kõige rohkem rahul, et seal me alustasime liiga mannalt ja kuidagi ei saanud üldse rütmi. Me oli endaga probleeme ja veidi autoga ka, aga laupäev ja pühapäev iseenesest väga okei. Aga sa öeldasid tervikuna kuidagi nagu mingi uus hingamine või uus tõus nüüd nende 2 viimase päevaga tuli või? Ma arvan küll ja nagu ma olen alati öelnud, siis kui sul on ikkagi hea tiimikaaslane kõrval ka, siis surub ennast ka rohkem ja saad datat võrrelda ja videoid võrrelda, et muidu on olnud üsna raske üksinda sellel põllul sõita ja pole nagu head võrdluskohta, et hetkel ma arvan, see aitas väga kaasa. No kuidas siit nüüd edasi minna, kas sul see ralli tekitas mingeid uusi mõtteid, ideid ka, et kuidas järgmistel rallidel vastu minna? Ma arvan, me saime seadega üsna okei suuna, mis mulle võib sobida. Me peame veidi mõtlema, et kuidas ta teistel pinnastel ka toimib, aga arenguruumi on kindlasti. Meil on kohti, kus me peame paremaks saama nii autoga kui ka endaga ja lõpuks, ma arvan, eilne ja tänane näitas, et me ikkagi oleme seal, lähemal, kui ma arvasin reede põhjal. No sa olid üsna kriitiline reedel, ma mäletan, et me ei kuulu sinna praegu ja nii edasi. Ja üldse sa oled päris palju viimastel rallidel rõhutanud seda enda sükest võib-olla mitte kõige paremat seisu ka, et kas see, kui nüüd auto saab paremaks, sellepärast ise tunned ennast ka kuidagi roolis kindlamalt ja see nagu üks komplekt ikkagi? No see mõjutab väga palju, et ma terve aasta olen tegelikult veidi pärast seda muudatust, mis me aasta algul tegime, olen kruusal olnud hädas veidi.
autotunnetusega, aga ma arvan, mis me nüüd leidsime, võib-olla isegi teeb selle asja paremaks. Ja nagu see siin näha on, ega need vahed on nagu nii väiksed, et kui see natuke tunne on paigast ära, siis lõpuks selle katse peale see 10 sekki tulla on nii lihtne. Okei, aga edu sulle. Aitäh! Patrik Enok, pärast laupäevast ebaõnnestunud päeva tulid täna ikkagi starti, sõitsid 2 korda 30 kilomeetrit. Kuidas tunne on, kas tasus tulla ja andis see sulle midagi juurde? Kindlasti, et oli, et see esimene läbimine oli niisugune rabe, et poolkatset oli splitide järgi suhteliselt okei, aga siis nii kui mingisugused keerulisemad kohad tulid, siis enesekindlus vähe langes ja ei julgenud oma nagu tempos sõita, aga nüüd teine läbimine oli ikkagi mõte, et ikkagi proovime paremini ja proovime pingutada, et käia aeg vist kõige parem ei olnud, aga selles mõttes tunne oli suht okei. Ehk siis ka pärast sellist õnnetust ka enesekindlusete kiireks taastamiseks on ikkagi see vana tõde, et on vaja võimalik ruttu rajale tulla. Eks ta nii on jah, et kuigi see eelne väljasõit oli pigem väga väike ja selles mõttes enesekindluse šokki ma arvan sealt ei saanud, et võib-olla pärast see selgitus, miks see üldse juhtus, et see käsipidur peale jäi, siis see andis võib-olla lisas veel enesekindlust juurde, et otseselt ise ei teinud midagi niimoodi valesti, aga eks kindlasti jah, see kohe autosse saamine alati aitab ja sellised katsed ka seda nagu võib-olla saab ainult ühe korra elus kogeda, siis on vaja ikka rajal olla. Oli äge katse? Oli küll jah, et selles mõttes väga palju tempo muutusi ja kohati nagu hüppeid ja kohati selliseid nukke, kus täpselt ei tea, kas viskab õhku või ei viska. Ütleme nii, et oli kõike, oli ka vähe rööbast ja kive, kuigi ma ootasin, et on rohkem, aga ei üldjoontes hea selline, ma ei tea, kas nagu 100% nauditav katse, et selles mõttes ikkagi suhteliselt töine, aga selles mõttes need hetked, kus rütm oli hea, siis oli täitsa mõnus sõita. Okei. WRC arvestuses pärast laupäevaseid dramaatilisi sündmusi pühapäeval suuri asju ei saanud enam juhtuda, kui siis kellelgi oleks mõni tehniline apsakas tulnud või sõiduviga. Igatahes Sami Pajari võttis oma teise võidu järjest, esimese võidu sai ta siis Rally Estonial 2 nädalat tagasi ja nüüd kohe teine WRC ralli võit otsa, loomulikult soomlastel ülihea meel oma mees kodus võitnud. Teise koha sai tugevate seljavaludega võidelnud Oliver Solberg ja kolmanda MM-sarja üldliider Elfin Evans, nii et siis Toyotatele kolmikvõit. Neljas oli Adrian Formaux ja viiendaks tõusis siis punktikatsega Terino Vill ja aitas sellele kõvasti kaasa siis Takamoto Katsuta, kes oli enne viimast katset tema ees, aga sõitis rajalt välja ja kaotas 1,5 minutit, nii et Neuvill läks temast mööda ning võttis ise 5. koha ära. Selline oli siis ülevaade Soome MM-rallist, kokkuvõte jällegi meie jaoks ehk eestlaste jaoks hea. Veel kord siis Robert Virves ja Jaakko Viilo võtsid WRC 2 arvestuses maksimumpunktid ning neil on nüüd 4-st 4.